Nii, tervist. Nüüd ma olen jälle autost tagasi, et mul hakkas õues väga külm. Et ma tean küll, ma tegin just video sellel eelneval teemal, eks ju, et kuidas siis viirus on justkui ka õnnistus. Siis praegu, või õigeme sellel ajal, kui ma seda tegin, tekkis mul tunne, et ma peaksin natukene rääkima sellel teemal ju, mis puudutab just, nagu öeldakse, negatiivsusesse vajumist või sinna kadumist või uppumist või sinna selle hirmuga kaasa minemise teemat just arutleda. Et mind puudutas see teema väga tugevalt nüüd viimased ma ei tea, kas oli mingi 4-5 päeva või 4 päeva umbes, kui oli just, no ma arvan, et see on seotud ka selle planeetide, mis siin olid nüüd 3 planeeti, eks ju, ühel joonel koos selle kuuga, et ta mõjutas kuidagi ka sellist olemist ja mõtlemist ja seedimist ja et ma kuidagi nagu läksin väga kaasa sellise negatiivse olekuga, hirmuga, kuidas öelda, et ka minu postitused, kui te panite tähele, olid väga sellised pigem negatiivsusesse kalduvad või et otsin nagu justkui tõde mingi kivi alt kuskilt ja siis ma nagu kaldun väga, kuidas öeldakse, seda nimetatakse vandenõu teoreetikuteks, eks ju, et ma põhimõtteliselt olin siis see vandenõu teoreetik, kes praktiseeris seda teooriat omal nahal, et ei olnud hea tunne. Mis siis on, tegelikult ma tean, mis juhtub. Juhtub see, et me oma teadvusega ju liigume praegu 5. dimensiooni. Me liigume kuldsesse ajastusse, me liigume sellesse uude, mis on, öeldakse, rohkem valgust kandvam, ehk siis ma alati ütlen selle kohta, et kui 3. dimensioon on siis see vana maailm, eks ju, siis 5. dimensioon on see uus maailm, kõrgem sagedus, siis 5. on rohkem valgust, ehk siis 4. juba tekib meil see võimalus, valikuvõimalus, et valgus on informatsioon, pimedus on informatsiooni puudus. Ja mis asi on vabadus? Vabadus on siis see, et sul on võimalus valida. Ja kui sul on võimalus valida, siis see tähendab seda, et selle jaoks peab olema rohkem valgust ehk informatsiooni, mille vahel valida. Ja kui te mäletate, 3. dimensioonis oli väga palju sellist, nagu tallati seda ühte rada kogu aeg ja olid ühesugused mustrid ja ei olnud väga palju valikuvõimalust, nii et noh, ja võib-olla ma mäletan, et vorsti võib-olla sai valida, et kas oli pekiga või ilma, aga et see oli võib-olla väga suur valik juba. Siis tänapäeval ikkagi, nagu te näete, meil on ju Matrixis juba siin päris palju rohkem valikuvõimalusi, ka vorsti näol. Nii, mis siis on see, et meie teadvus hüppab praegu nagu nende 2 maailma vahel, et ja kui me ei ole võimelised vahepeal, ütleme seda valgust oma kehas nii palju kandma või ankurdama, siis me hüppamegi jälle välja sellesse niinimetatud vanasse dimensiooni uuesti. Ja me praegu nagu pendeldame nende 2 vahet, aga mingi moment tekib see hetk, kus meil on võimalus nagu rohkem ja rohkem nagu sellele 5. dimensiooni ehk selle uue maailma poole jääda, et me nii tihti enam sealt ära ei hüppa. Ja lõpuks see jõuab siis sinnamaale, et sa oled võimeline selles energias olema ja seda läbi kandma. Nii et siis läheb päris ägedaks vist. Et mis ma veel avastasin, oli see, mida tõi mulle see kogemus välja nende planeetide seisuga ja kogu selle 3. dimensiooni vajumisega, oli piiride seadmise teema. Ehk siis, mida ma näen oma ümbruskonnas, kas või minu enda sõbranna üks, kes on, no, ma ei tea, paremat hinge olemas kuskil maamuna peal, et aga kuna ta on nii hea,
siis ta ei sea piire. Ja kuna ta ei sea piire, siis tegelikkuses on see, et kuidas öeldakse, me laseme nagu enda sisse lammutama tulla ja me peame õppima ütlema ei, et ma tänan, aga see ei sobi mulle või et siit maalt on piir ja nii on. Siis minul tuli täpselt samamoodi see minu peeglisse, aga tuli ka minu koju kätte, näiteks ma pidin oma emaga näiteks, kellega mul on niikuinii selline väljakutsete rohke suhe. No tavaliselt ongi, meie perekond ongi ju kõige suuremad õpetajad ja tihtipeale ka need, kes kõige rohkem ka haiget teevad, ongi meie lähedased ju. Et siis ma pidin panema, nagu öeldakse, piiri, et võt siit üle enam ei astu. See oli raske, aga ma pidin seda tegema, sest kui ma seda ei tee, siis ma ei austa ja ei armasta ennast piisavalt ja ma ei austa ja ei armasta seda teist inimest samamoodi. Ja samamoodi tuli mul see välja minu enda tütrega, vanema tütrega, kus lastega niikuinii sa pead ju kogu aeg piire panema, et ma olen küll selles mõttes võib-olla natukene mitte nii range ühesõnaga, kui mu mõni teine sõbranna võib-olla on, et siis ma nagu olen, ütleme, need piirid lükanud suhteliselt laiaks, aga selle vahel ma siis luban teha tavaliselt, umbes mida iganes tee kas või keele peal kükke, eks ju, aga ikkagi siiski ma püüan järgida, et nagu nendest kaugematest piiridest ka ikkagi sealt üle ei hüppa, et küll nad katsetavad loomulikult, ja jällegi, et ma pidin ütlema ei ja jääma kindlaks ja kuigi mul oli paha tunne, et ma olin mina küll oma emaga tülli ei läinud, tema läks minuga pigem, mina temaga ei läinud, et ma armastan teda ikka edasi, ükskõik kuidas ta on või kuidas ta ei ole või et ta on ikka minu ema ja nii edasi, et kui on kaks sellist kallist inimest, kellega justkui ma nagu olin läinud pahuks sisse aga see eesmärk, ta ikkagi, sa pead seda tegema, lihtsalt sul ei ole nagu valida tegelikult. Nii et need inimesed, kes on võib-olla minusugused, kellel on raske öelda ei või panna neid piire paika, ma tean, mõnel on väga lihtne ja kuidagi mõne inimesega on minul ka kuidagi see lihtne, aga kui see puudutab minu lähedasi, siis see muutub mulle kuidagi väga keeruliseks. Nii et proovige leida võib-olla teie ka siis neid, kus kohas on vaja neid mingisuguseid piire veel seada, vaadata need üle. Aga muud ei olegi võib-olla, et kogu selle elu juures on alati võimalik vaadata asju mitmest perspektiivist. Ma olen sellest rääkinud ka ühes teises videos, et see on analoog justkui sellele, kui paned lillepoti 3 inimese keskele. Iga üks näeb seda erineva kandi pealt, on ju nii, erinevast vaatevinklist. Ja kui üks näeb seal näiteks ühte õit, teine näeb seal, ma ei tea, 2 õit, kolmas näeb seal, ütleb, et ei ole ühtegi õit, siis vanas maailmas käiski sõda, et minu jumal on parem kui sinu jumal ja ma ei tea, minul on ainult õigus ja sul ei ole või et siis 5. dimensioonis ei ole selliseid asju. Et pigem seal märgatakse ja austatakse üksteise erisust ja ei laideta maha, vaid see ongi hea võib-olla tuua välja see, et kui vanas maailmas oli kas nii või naa, siis 5. dimensioonis on nii ja naa. Et on nagu mitu asja ühel samal ajahetkel toimimas. Nii et ma ei tea, siis muud polegi midagi, et ma proovin ka ennast vahepeal, nagu öeldakse, maa peale tagasi tuua, kui ma lähen jälle liiga kaldun ära kuskile sinna 3. et praegu ma tunnen ennast väga hästi, et eile tekkis mul see tasakaal uuesti tagasi ja kui kedagi huvitab, kuidas see tekkis, siis see tekkis põhimõtteliselt nii, et ma olen veega hästi ühenduses, ma olen vähi tähtkujus, eks ju, et eks ma armastan vette ja ma võingi vist, ma ei tea, seal magada ka vist vees. et siis ma olin duši all ja duši all ma alati teen justkui sellist
kuidas öelda, sellist nagu väikest rituaali, et ma kujutan endale ette, kuidas see on nagu justkui kuldne vesi või ja ma palun tal ennast puhastada ja kujutan ette, kuidas ta peseb maha kõik selle asja onja. Ja nagu läbi vee võtan ühendust kogu nagu selle maaemaga siis, et kuna vesi ühendab niikuinii meid üle ilma igalt poolt, eks ju, vesi on igas asjas ja igal pool ja meis ja nii edasi, et siis kuidagi see vee-element on kuidagi minu jaoks hästi selline liitev maaemaga ja minu enda justkui kõrgema minaga või kuidas iganes keegi seda nimetada tahab, kuni algallikani välja, et siis ma palusin selgust saada selles asjas nagu või suunamist või tee näitamist või nii, et kui ma sealt duši alt välja tulin, niikuinii, kui me käime pesemas, me tunneme pärast seda ennast nii mõnusalt, aga seal oli ka nagu see, et ma sealt välja tulin ja ma istusin lihtsalt maha ja ma hingasin lihtsalt 3 korda sisse välja nagu sügavalt. Vot see tõi keskmesse. Ja ma tundsin ennast kergemana, ma tundsin ennast paremini. Mul tekkis tunne, et ma tahaksin panna mingi hea muusika peale ja kui ma panin selle muusika juba peale, siis sealt läks juba kõik nagu ülesse. Nii et, ma ütlen, et lastega tantsisime ja möll käis, nii et vähemalt minu puhul kuidagi see väga hästi aitas. Nii et eile öösel ka, kui magama läksin, et isegi kui tuli mingisugune video kuskilt mul seal Facebookis ette, mis oli jälle sellise madala võnkega, siis nagu üldse ei haakunud ja ma ei ütle, et see oleks halb. Iga asi teenib meid, eks ju. Aga lihtsalt ta ei haakunud enam. Ja täna hommiku põhimõtteliselt natukene võib-olla tundsin, et võib-olla et hakkab jälle nagu kiskuma, siis mul oli kohe siuke no. Nüüd ma oskan märgata teadlikult. Ja et ma tunnen täna ennast nagu väga-väga hästi ja ma olen õnnelik, et ma oskan märgata oma seisundit. Nii et võib-olla see ongi see, et me peame oma seisundit oskama märgata. Ega muud ei olegi midagi. Ma ei tea, jutsa ja otsa. Et olge tublid ja see kõik oli jällegi siis südamesse jagatud ja loodame, et me loome seda uut reaalsust siis naudinguga, mitte siis läbi hirmu ja kõige selle muu siis, on ju. Olge tublid.